Tere! Kell on 12 või vabandust, Eestis kell on 13. Mina olen siis Ander, ma olen Berliinist. Täna Liveni poolaasta tulemuste tutvustus. Siin on siis Ander Laur, mina, juhatuse esimees tegevjuht ja Joonas Joost, ettevõtte finantsjuht. Kiirelt siis küsimusest all paremas nurgas leiate sellise ikooni. Sellele ikoonile peale vajutades avab ka paneel ja sinna saab kirjutada küsimusi ja küsimustele vastame siis esitluse lõpus. Ja kõigile uutele, kes esimest korda webinari vaatavad, Liven on siis Berliinis ja Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja. Ennekõike Tallinnas, Berliinis on meil praegu ainult üks projekt ja meid eristab konkurentidest see, et me otsime pidevalt viisi, kuidas siis kõige rohkem pakkuda klientidele võimalusi oma kodu kujundamises ja kodu loomises kaasa rääkida. Võiks kutsuda võib-olla massi individualiseerimiseks, mida me üritame teha ja seda siis viisil, et see ei suurendaks oluliselt klientide jaoks siis kulusid, vaid oleks selle protsessi sisse integreeritud. Meie peamised näitajad siis teise kvartali kohta. Müügikäive 7,4 miljonit, see tuli siis ise ära projektist peamiselt, kus valmis üks etappidest korterid, enamus valmis korterid, mis olid müüdud, sai ka üle antud ja mõned üksikud on veel müüa. Ja see on ka see, mis peamiselt tõi siis ka kvartali puhaskasumi, milleks oli 1 miljonit eurot. 6 kuu puhaskasum natukene väiksem, 0,3, sest esimeses kvartalis meil müüke oli väga vähe. Ja jätkuvalt ootame peamist käivet ja peamist kasumit siis teisest poolaastast. Nagu ikka kinnisvaras jõuluks koju ja kas siis ootame ka neljandalt kvartalilt kõige suuremat müügitulu ja kasumlikkust. Meie ülevaade siis müükidest, mis siis 6 kuu jooksul on toimunud, käin selle siis samm-sammult läbi. Et aasta alguses meil oli 35,6 miljonit ettemüüke, ehk siis sõlmitud võlaõiguslikke müügilepinguid meie projektidest, mis olid siis kas töös või töösse minemas. Esimesel kvartalil müüsime 7 miljoni eest, samas sellest siis 5,1 oli ettemüük, 1,9 oli valmis asjade äramüük, mis sai kohe üle anda. Nii et sellega kasvas ettemüük kvartali lõpuks 40,7 peale ja müügitulu oli siis 1,9 miljonit. Teise kvartali uusmüük oli 7,8 miljonit, mis siis omakorda koosnes jällegi 2 miljonit, mis sai kohe üle antud ja asjaõiguslepingud sõlmitud ja 5,9 miljonit, mis oli ettemüük. Ja üleandmisi toimus 7,4 miljoni eest ja kokku siis ettemüük jäi teise kvartali lõpuks 41,1 miljonit. Meil, kui vaadata siin erinevad müüginäiteid hiljem, siis oli ka väga palju broneeringuid, aga broneeringud sellisel kujul siin ei kajastu, siin me kajastame ainult notariaalsed lepingud. Ja osa nendest nüüd ettemüükidest, mis on tehtud, väike osa on siis aastal 2026 valminud, enamus on siis aastal 2025 valmivates hoonetes. Olulised sündmused teises kvartalis. Kõige suurem sündmus oli ilmselt uue projekti osaline omandamine, osaline selles mõttes, et see on 50-50 projekt koostöös oma grupiga. Oma grupp ja tütarettevõtte oma ehitaja on ühtlasi ka selle arenduse peatöövõtjaks. Seda, kuna kumbagil osalisel ei ole kontrollivat enamust, siis seda projekti me ei konsolideeri oma tulemustes. Müükides olulised sündmused oli seesama teise etapi kortermajade ehituse valmimine üleandmine ja siis mitmed eelmüügi algused. Ja osades broneerimislepingute tegemine ja osades ka siis notariaalsete võlaõiguslike lepingute tegemine. Ja ka oma Saksa projektis jõudsime sinnamaani, kus ehituse peatöövõtuleping on sõlmitud ja tegime ka siis nüüd juulis, ehk juba 3. kvartalis esimesed notariaalsed müügilepingud. Ja on veel tulemas. Ja Luuslangi projektis siis sõlmisime ka peatöövõtulepingu Mitt Perlebachiga, kes siis alustab teise etapi ehitust lähinädalatel.
ja väike müük toimus siis kinnistute osas, et meil see oli siis võlaõigusliku lepingu alusel, müüsime siis meie Kadaka D88 kinnistust ühe osa, mis oli siis 100% ärimaa. Ja see ei ole otseselt meie äri, me keskendume elukondlikule, nii et igati olulise tulemusega. Et sellele kinnistule lahenduse leidsime. Ja meie audiitorina jätkab KPMG Baltics ja üldkoosolekul siis kinnitati meie dividendipoliitika järgne dividend 180 000 eurot. Siin on siis meie müügi suhtarv. Müügi suhtarvuks on siis ostuhuvi ja müügilepingute sõlmitud arv ja jagatud siis kõikide meie pakkumises olevate kodude arvuga. Ehk siia nüüd lähevad arvesse ka broneeringud. Broneerimistega kui on maksud broneeringud, nendega me tihti alustame oluliselt enne juba, kui me oleme valmis notarisse minema. Nii et siis, kui me ainult notarilepingud jälgiksime, siis seal oleks sellised nagu üksikud võib-olla kõrged tipud sel hetkel, kui me olemasolevad broneeringuid siis viime notarisse. Aga see näitab vahetumalt seda müügiaktiivsust, kuidas broneeringuid tehakse ja kuidas lepinguid tehakse, kui broneering vahele jäetakse ja liigutakse kohe lepingusse. Nii et võib öelda, et ajaloolist keskmisest on nüüd pidevalt olnud müügiarv kõrgem ja seda tööd selles osas jagub ja see ühtlasi määrab ka selle, et on oodata oluliselt võlaõiguslike lepingute suurenemise arvu järgnevates kvartalites, et need samad broneeringud, mis meil sõlmiti, et need siis vormistada võlaõiguslikeks lepinguteks. Ülevaades meie projektidest. Selle esitluse leiab pärast meie kodulehelt, et ma siin detaili ei lähe, aga siin on projektid kõik ligikaudses ajagraafikus, meie tänane parim teadmine, millal nende ehitused kestavad. See aasta siis algab, Wohngarteni ehitus Berliinis juba algas, kohe on algamas ka siis olemuse projekti ehitus Nõmmel ja firmalise projekti ehitus uus maailmas ja peakorteri esimene etapp, mis on Põhja-Talides, mis on siis meie 58 projekt oma grupiga. Regati. Ootame, et esimesed üleandmised toimuvad loodetavasti juba kolmandas kvartalis, küll kolmanda kvartalite viimastel päevadel, enamus neist siis neljandas kvartalis, et lõppehituses on lähedal, käivad sisetööd ja tehakse ettevalmistusi välitööde tegemiseks. 60% kodudest on hetkel müüdud, käibe järgi isegi rohkem, sest antud projektis on pigem just kallimad kortereid rohkem otsatud kui neid, mis on siis soodsamad. Iseära projekt valmis meil siis need kortermajad, mis on pildi peal võib-olla kõige eespool on näha ja valmistusime siis eelmüügid käivad siis järgmiste ridaelamute müügiks, järgmiste kortermajade müügiks ja kohe valmivad siis järgmise etapi ridaelamud, mille käive siis tuleb kolmandasse kvartalisse peamiselt. Ja siin on siis need ridamajad, mis nüüd kohe valmimas on ja üleandmised varsti peale algavad. Ja need kortermajad olid need 3 tükki, mis sai üle antud teises kvartalis ja mis olid siis teise kvartali kasumlikkuse ja käibe peamised põhjustajad. Ja need samad taoliste majade ehitus, järgmise 3 maja ehitus algab veel käesoleval aastal, et ehitus on ka käimas ja eelmüük samuti. Luuslangi projektis on mõned üksikud korterid veel müüa esimesest etapist, viimased 4 ja alustasime sõlmislepingu Mittberlebachiga järgmise maja ehituseks. Meie Saksa projekt Wohngarten, kokku 24 korterit, koos tasuliste broneeringutega 2 lepingut on notariaalselt kinnitatud ja koos tasuliste broneeringutega on siis müüdud 29%. Ja ehitajaks on siis üks kohalik pigem väiksem ehitaja, aga seda laadi või seda suurusega projekte on mitmed enne teinud ja on ka ise arendanud väiksemaid kortermaju. Et selles osas on suhtlus on lihtne ja saavad meie ärist hästi aru.
Olemuse projekt on meil siis eelmine aasta soetatud kinnistu Nõmmel. Seal on pooled majadest on müügis, nendest on juba tasuliste broneeringutega kaetud üle 50% ja käib siis võlaõiguslike lepingute sõlmimine alates juulist. Ja ehitusega alustame. Ehituse hange on käimas ja kohe, kui tulemuseni jõuame ja lepinguni jõuame, hakkame ka ehitama. Et ilmselt septembris saab olema. Veel pilte olemuse projektist. Firmalise projekt asub Firmalise tänaval Uus-Maailmas. Kokku 28 korterit, broneeritud neist on 33 ja alustasime ka nüüd 3. kvartalis võlaõiguslike lepingute tegemist ja toimub ehitushange ja väljastati siin 3. kvartalis ka ehitusluba. Kui oleme jõudnud ehitushankega ühele poole, saame selle ehitusega kohe pihta hakata. Peakorter on meie siis esimene sedalaadi ühisprojekt krundiomanikuga, kus siis Livenil oli võimalik soetada 50% sellest projektist. Et ma arvan, et see on hea projekt ja oleksime valmis olnud ka 100 ostma, aga see ei olnud lihtsalt müügiks. Ja hea on see, et saime koos projektiga endale kohe ka ehitushanke tehtud ja projektil oli ka olemas ehitusluba, nii et saime alustada otsekohe müügiga, mis on praegu käimas ja hetkel on broneeritud projektist 25%. Ja ka alustame lähikuudel võlaõiguslike lepingute tegemist ja käivad ettevalmistused ehitusega alustamiseks. Ja meie peakorter teine etapp on siis meie Liveni poolt juba ammu soetatud kinnistu, kus on siis pooleli detailplaneering, mis võeti aastal 2025 vastu ja nüüd ootame selle kehtestamist. Ja Kadaka-Tabra on siis meie uus nimi projektile, mis asub Kadaka D88, samuti soetatud juba väga ammu, tehtud detailplaneeringuid juba aastaid ja 25 aastal siis loodame, et saab selle lõpuks kehtestatud, et kõik need avalikud arutelud ja vastuvõtmised ja asjad on tänaseks lahendatud ja käib kehtestamise korralduse kooskõlastamine Tallinna linnas. Jugendali 48 sarnane lugu, et kõik enamad protsessid on läbi, mis detailplaneeringu menetluses toimuvad, käib detailplaneeringu kehtestamise korralduse koostamine ja Tallinna linnas sisemine ja selle kooskõlastamine ja ootame siis kehtestamist käesoleval aastal. Ja see oli siis lühike ülevaade meie projektidest, meie tulemustest ja siin ma annaks siis sõna üle Joonasele. Tervist, loodan, et mind on kuulda. Sind on kuulda väga hästi. On hästi kuulda, tore. Võtame ekraani jagamise üle. Nii. Nagu Andar rääkis, et siis iseära kortermajade valmimine, asjaõiguslepingute arv oluliselt suurem kui eelnevatel kvartalitel ja seetõttu ka müügitulu 7,3 miljonit eurot. Konteksti mõttes, et kui aasta tagasi asjaõiguslepingute arv oli mõnevõrra väiksem, aga müügitulu suurem, et aasta eest andsime üle rohkem kodusid ridamajades, kus keskmise kodu suurus oluliselt suurem kui nüüd sel kvartalil üle antud keskmise kodu suurus, mistõttu siis nii-öelda ühiku kohta mõõdetuna see müügitulu on seekord väiksem. Aga sellest hoolimata brutokasum 1,8 miljonit eurot ja hea tulemus. Turustuskulud on oluliselt kõrgemad kui varasematel kvartalitel. Eelkõige see haakub, nagu Andra ka rääkis, et mitmed projektid nii esimese kvartali lõpus kui teise kvartali jooksul on lisandunud eelmüüki ja väga aktiivses müügis, et see on peamine turustuskulude kasvu vedur olnud.
üldhalduskulud võrreldes varasemate kvartalitega seekord mõnevõrra väiksemad, 380 000 eurot. Muude äritulude all kajastub siis Kadaka D82 kinnistu ärifunktsiooniga osa müügist tekkinud arvestuslik tulu. Klassifitseerisime nüüd varad ümber kinnisvara investeeringuks seoses selle müügitehinguga. Ja seekord siis ärikasum natukene 1 miljoni euro, dividendiga seoses tulumaksukulu ja kvartali puhaskasum pisut alla 1 miljoni euro. Et kokku pool aastat plussis. Finantsseisundi poole pealt eelkõige seoses ehitusega, eelkõige seoses Regati projekti ehitusega on varade maht kvartali lõpuks kasvanud 95 miljonile eurole. Omakapital seoses kasumiga samuti kasvanud 18,4 miljonit eurot. Ja laenukohustised jällegi paljuski seoses just ehituse finantseerimisega kasvanud 1,9 miljoni võrra võrreldes eelmise kvartali lõpuga. Siia küll sisuliselt jääb ka Isära korteritest valmimise järgset laenu tagasimaksmine ning nii Kadaka kui Luuslangi projektis investeerimis- ja maalaenude osaline või täielik tasumine kokku summas 1,8 miljonit eurot. Omakapitali suhtarv, kui mitte arvestada ehituslaene, on 25,2% ning viimase 12 kuu omakapitali tootlus natukene alla 10%. Ja kui rääkida väljavaatest, siis majanduskeskkonnas väga suurt hüppelist muutust ei oota. Euribori langus, madalam tase võrreldes varasemate aastatega ja reaalpalkade mõnevõrra kõrgem tase ilmselt mõnevõrra positiivset mõju avaldab. Kuna mitmed projektid on eelmüügi staadiumis ja oleme sõlminud arvukalt ostuhuvi ja broneerimislepinguid, siis tõesti, nagu Ander ka ütles, ootame, et müügilepingute arv järgnevatel perioodidel näitab olulist suurenemist ja on plaanis ka siis alustada järgmiste projektide ehitusega. Aasta jooksul jätkuvalt on meil kokku võimalik üle anda 194 pinda, mis on siis selline teoreetiline maksimum. Praktikas ilmselt jääb see tunduvalt madalamaks, aga sellest hoolimata meil on nüüd pool aastal on juba üle antud 56, 35 kodu pluss ühesõnaga 41 kodu on üle antud, 88 osas on lepingud veel ning pool aastat on täiendavalt müüa. Ehk et jätkuvalt ootame, et selle aasta müügitulu kokku 55 miljoni euro suuruseks ning et sellest piisab ka meie omakapitali tootluse saavutamiseks. Ja eelkõige siis kolmandas kvartalis on nüüd valminud Isära ridamajad ja tõesti loodan, et esimesed Regati projekti kodud saavad ka üle antud, kuid eelkõige kõige suurem osa müügiturust tulemusest jääb siiski aasta kõige viimasesse kvartalisse. Ja lõpetuseks kiirelt ka ülevaade laenukohustiste dünaamikast, eelkõige just selle väljavaatest, et viimasel paaril kvartalil see on oluliselt kasvanud, eelkõige siis ehituslaenude toel seoses ehituse valmimisega Isära projektis, seal ehituslaenude maht järgmise kvartali lõpuks oluliselt väheneb. Teistpidi Regati projektis täiendavalt tuleb ehituslaenu juurde, ilmselt
esimeste kodude üleandmise järgselt hakkame taas laenu tagasi maksma, aga suures plaanis prognoosime, et see saldo jääb lõppenud kvartaliga sarnasesse suurusjärku ning aasta lõpuks seoses rohkemate kodude üleandmisega on planeeritud siis laenu kohustiste hulga oluline vähenemine. Seoses siis täna eelmüügis olevate projektidega ja ehitusse minevate projektidega võib eeldada, et ehituslaenude maht taas hakkab siiski järgmiste projektide ehitustega kasvama. Et tänase parima teadmise kohaselt ilmselt järgmisel suvel on see taas oluliselt kõrgemal tasemel, kui ta aasta lõpus on. See oli minu poolt siis ülevaade tulemustest ja hea meelega, kui on kuulajatel küsimusi, siis kirjutage need küsimuste ja vastuste väljale, nii nagu varasematel kvartalitel. Hetkel on küsimuste ja vastuste sektsioonis suvepuhkustele omaselt vaikus. Mõned minutid ehk siiski või hetked annaks esitamiseks, kui on soovi. Loomulikult võib küsimusi saata ka investor@liven.ee mailiaadressile, kui ei ole soovi praegu küsida. Ning webinari järgselt saavad olema webinari salvestus, transkriptsioon ning presentatsioon üles laetud Liveni kodulehele liven.ee/investor. Ant leiab need üles. Aga ma arvan, et ilmselt ongi nii, et puhkuste ajal küsimusi vähem. Ehk täname seekord webinaril kuulajaid ja osalejaid ning kohtumiseni 3 kuu pärast. Kohtumiseni Berliini kontorist ka.